Kuidas iseloomustaksid eestlast välismaalasele, kes pole kunagi eestlasega kokku puutunud? Erki Nool. Come on, Simmo, see oli juba. No, ta arvad... Mis su nimi on? Siim. Tema on Siim. Tema on tavaline eestlane. Iga eestlane on ju erinev, nagu praegu ma kuulen igalt poolt, et öeldakse, et eestlane on nii aeglane ja mõtleb kaua. Vot mina ei saa sellest aru, et eestlane oleks aeglane ja pikaldase mõtlemisega. Siim on purjus peaga väga jutukas. Oledki. Ei viitsi väga suhelda. Eestlane töötab ja joob kõik teised rahvused surnuks. Töökas. Veits ülbemad võõraste vastu kui nagu teised välismaalased. Kui naisterahvas on lühike, siis nad kummardavad ise. Ei, jah. Eestlane on nii salapärane ja nii äge. Tal on raha. Sa oskad nii kenasti rääkida eesti keeles. Ma võib-olla laseks träädet äkki neile. Ma arvan, et see iseloomustab väga hästi, milline eestlane võib olla ja milline ta on olnud ka varem. See pohmiil on nagu lainetena. Nagu tuleb ja läheb ja raske olla. Aga kus sa käisid siis eile? Mina või? Jah. Pigem morn. Mornid, kurvad. Vaadates välismaalaseid, siis on väga rõõmsad, aga kui Eestisse tuled, siis on ka rõõmsaid, aga on ka väga kurbasid inimesi. Aga samas osad Eestis on räigelt lahedad, nagu näiteks mina, nagu ma ei karda midagi, kui ma lähen peole, siis ma nagu lähen kõikide juurde alati, nagu teen tuttavaks, nagu tutvustan ennast ja siis nagu enamus nagu teavad, kes ma olen, siis võttes on lebo. Eestlane on tõsine, veits pikaldane, tal võtab aega, et inimest, mis see sõna on, usaldama hakata. Saad eestlasega natukene lähemale, siis te olete mitte ainult esimese kontakti saanud, aga juba teine ja kolmas, siis Eesti inimene nagu rohkem avab. Loomult aeglased. Jäärapäine suhteliselt. Natukene pessimistlikud. See on nagu sibul. Esmalt hakkad nutma ja lõpus hakkab meeldima. Ma olen seda teinud. Ma olen seda teinud väga palju kordi. Kui me midagi küsime, siis me päriselt tunneme huvi ja kui me midagi ütleme siis, või lubame, siis me seda ka teeme. Et me ei ole väga head small talkis. Kirjeldaks ilmselt, et külm, ei pruugi naljast aru saada, liiga tõsine, töökas ja kindlasti eestlasele saab toetuda, ehk siis ta ei vea sind alt. Et selline kaupekaal natukene, mis on nagu hästi positiivne omadus minu arvates. Eestlane ei lase endale pähe istuda. Et alguses ei saa käima, aga pärast ei saa pidama. Eestlane julge silma vaadata. Ma viimase ajas ikka naljakas hobi, et ma liigun linnas ringi ja vaatan inimestele silma. Ja siis ma vaatan, kes julgeb reaalselt üle 2 seki selle otsa vaadata ja tegelikult neid inimesi on väga-väga vähe. Kallis Eestimaa. Tahaks luuletust lugeda. Luuletust mul praegu ei tule. See on ikka üks ilge mure. See on üks ikka ilge mure. Mulle selle kohta üks lugu. Käisin 2007. aastal käisime Tšiilis eestlastega ja meil oli seal üks tuttav ees ja käisime sellistes kohtades, kuhu eestlased väga tihti ei jõua ja jalutasime seal tänava peal ringi ja rääkisime omavahel eesti keeles ja kõik inimesed nagu vaatasid meid imelikult ja siis see kohalik tüüp ütles niimoodi naljaga pooleks, et kuulge, äkki võtate natukene vaiksemaks, et muidu endal inimestel on tunne, et olete kuskil tullumajast nagu välja pääsenud, et lalisete mingis imelikus keeles ja olete siuksed natukene nagu veidrad peast.